kaelas kandja kivi lohverdaja, puule kaela panija, hundi jäljes käia, puule kaela panija, hundi jäljes käia. Sinu päev on tulemas, sinu päev on tulemas, pane lõkke põlema, pane lõkke põlema. Sinu päev on tulemas, sinu päev on tulemas, pane lõkke põlema, pane lõkke põlema. Ära liiga lähedale mine, hoia oma hall karv, ära liiga lähedale mine, hoia oma hald ja tiivad, ära liiga lähedale mine, hoia oma hall karv, ära liiga lähedale mine, hoia oma hald ja tiivad. Sinu päev on tulemas, sinu päev on tulemas, pane lõkke põlema, pane lõkke põlema. Sinu päev on tulemas, sinu päev on tulemas, pane lõkke põlema, pane lõkke põlema. Tere Jürgen! Tere Mart ja ta on kohutav. Kohutav, et sa külas oled. Kohutav. Miks kohutav? Sest et mulle ei meeldi inimestega suhelda. Ei ole hullu. Sa võid teha nägu, et sa suhtled meiega. Mina siis olen Mart Valner, minuga koos on Agnes Saaren. Aga esmakordselt on meil siis ka selline Facebooki live olemas. Kõik, kes saavad praegu otse vaadata meid. Mul on hea meel, ma loodan, et teid on tuhandeid, sest et vastavalt eriolukorrale meid siin praegu Vaimu 1 lokaalis on oluliselt vähem. Kui teil tekib vahepeal küsimusi, mõtteid, mida tahaksite Jürgeni käest küsida või täpsustada, siis kirjutage Vaimu 1 Messengeri, kirjutage siia samma laivi alla need, kui meil on aega ja meeles, siis me kindlasti ka kuidagi vaatame neile otsa ja küsime neid küsimusi. Aga alustame meie ise. Jürgen, kõige olulisem küsimus, kuidas läheb? Kuule, imelik on. Elan seal Kopli pargi kõrval, Pelgurannas, 5 minti randa, 5 minti pargini. Et ma olen imelik, elaklik, mungaks muutunud mees. Ja mingis mõttes mulle see meeldib. Sulle meeldib? Ja mulle meeldib see, et mu poja elab minu juures, mu kassid elab minu juures ja muidu, et ma käin välja ainult siis, kui sunnitakse. Et ma ei lähegi nagu inimestega suhtlema, rääkima. Olen üksi ja see üksi olemise tunne on vahepeal väga äge, kuigi vahepeal ka väga valus. Ja see üksi olemise kunst on niisugune asi, mida tuleb harjutada, et seda tõsiselt nagu nautida, olgem ausad. Aga see kirjelduse järgi elad enam-vähem sellist elu nagu enamik eestlased koroona ajal. Seda küll, et ühesõnaga nüüd on kõik muutunud kunstnikeks. Mingi viimane hetk oli see, et ma ei saa aru, mis see kunstniku ei tuuleta, mis sa teeb. Kurat, nüüd sa oled lihtsalt kodus ja sa pead midagi tegema, et ellu jääda. See ongi, sa oledki kunstnik. Kas kunstnik jääb ellu praegu üldse? Millega sa ühesõnaga tegeled? Kuule, ma näen. Ma teen siin ropult raha praegu näiteks, et täna õhtul, eks ole, te maksate mulle, mitte midagi. Ja täpselt, et ühesõnaga, et ma teen nagu väga ägedat live show'd kogu aeg, et ma olen nagu rock'n'roll ja võtan raha ära inimestelt, jah. Aga kas koroona on mõjutanud sinu igapäevatööd väga palju? Jaan, selles mõttes, et ma olen ju esineja. Ma käin koolides, ma käin raamatukogudes, ma käin maailmas ringi ja ma mängin Jürgen Roostet igal pool. Aga näed, praegu ei saa. Praegu saadi? No just. Aga mis vahe on siis päris Jürgen Roostel ja sellel Jürgen Roostel, keda sa mängid? Ei, ega seal ei ole suurt vahet. Selles mõttes, et ma olengi päriselt loomulikult siuke nagu ma olen,
aga lihtsalt, et inimesega suhtlemiseks peame mingi barjääri murdma või noh, kuidagi kehastuma. Nii et ma arvan, et ma olen nagu Vana-Kreeka jumalus, et ma olen nagu siukene, jah, täpselt, te naeratega. Aga miks päriselt teie mult neid küsimusi küsite, et vaat siin on minu küsimus. Aga tead, aus vastus on see, et meid huvitab. Ja, aga miks sind huvitab, et vaat ma tunnen sind ju paari aastakümne tagant peaaegu, aga miks sind huvitab see, mis ma mõtlen või tunnen? Vot jah, nii, aga õnneks küsi mina küsimus. Ja samal ajal meie last täna kohtusime tegelikult eelmisel vaimutundide ajal, aga mina nii palju ei teadnud veel, nii et minul on väga palju huvitavaid küsimusi. Okei. Niisiis, hakkame siis kohe rääkima, et sa oledki vabakutseline hetkel, on ju? Täis. Ja kuidas näeb välja sinu tööpäev? Kuidas sa paned endale paika, et nüüd ma hakkan luuletama? Praegu on see, et ma tõlgin Paavo Haavikot ja Paavo Haaviko kahjuks luulekogu lõpp, mis mulle anti tõlkida, see põhineb nii-öelda, noh, tähendab see ajalooline taust on siis see lõik, mis mina tõlgin. Seal on teised juba tõlkinud veel. Seal on, kuidas Vene vürstiriigid mongolid maailmaga võitlesid, kuidas sellest kujunes nii-öelda siuke Põhjala mingisugune teistmoodi luuleetapp. Ühesõnaga, et ma tegelen väga keerulise materjaliga. Tõsiselt öeldes on see siuke asi, et mitte keegi ei murra nendest seintest läbi, kui ta ei võta kuid ja kuid töötada sellega. Ja võt seal kohas ma ei ole sellega veel hakkama saanud, aga ma istun, tõlgin Soome luuleklassikat. Ja vahepeal kirjutan päevakajalisi artikleid Maalehte. Maaleht tellib mult veel ja ma olengi siuke, et nõnda ma seal Põhja-Tallinnas või Kopli pargi ligidal elan, et ma kummaliselt saan ühildada ikkagi neid asju, teenides ka selle eest natuke raha. Natuke. Muide, huvitav on see, et me keegi täna, eks ole, et näiteks siukse asjast keegi ei maksa meile, et see on nagu kummaline. Ma seda viga peab kuidagi muutma, et üleskutse kellelgi on tahaks väga hakata näiteks sponsoriks podcastile. Internetis palun toetage noori. Jah, absoluutselt. Mina olen vana ja hirmus ja tõenäoliselt lähen oma teekonda nii nagu lähen, aga nemad on nagu ägedad ja neid tasub toetada. No, aga sa rääkisid, et praegu materjal on väga keeruline, mida sa tõlgid. Kui palju üleüldse sellist luule on iseenesest ju seotud väga tugevalt päevakajaliste ja kultuuriliste sugemetega. Kui palju peab teadma näiteks tõlkides midagi minevikus seda, mis samal ajal ühiskonnas toimus, eriti kui me räägime tõlkimisest, siis teises riigis? No üldiselt peab ikka teadma kõike, et sa pead nagu leidma selle ruumi, et sa oled seal kohal. Noh, et kui ma olen tõlkinud Pentti Saarikoskit, eks ole, ja ma olen Jack Kerouaki, ma lähen sinna ruumi kohale, kus nad olid, ma otsin selle tunde selles ruumis. Tõsi, kui palju inimesi Eestis praegu huvitab praegu, et Jack Kerouaki keegi on Jack Kerouaki nagu luuletusi eesti keelde tõlkinud. Come on, see ei ole nagu väga põnev neil, eks. No Kerouak on väga tuntud nimi ikkagi. Ja, suht tuntud, aga tegelikult inimesed ei teagi, et kirjutas luuletusi ja ta kirjutas väga ägedaid luuletusi. Ja see, täpselt see, et see inglise keelt oskab ju meie generatsioon, kõik oskavad, eks ole, miks ma inglise keelest tõlgin eesti keelde? Sest et sellisest inglise keelest nad ei saa aru. Aga selle tekibki see sama kultuuriline taust, et sa pead teadma, mida see kirjanik mõtles,
oma tekstiga, mitte lihtsalt mida ta kirjutas, vaid mida ta mõtles selle, kellele see on suunatud, eks ole. Sinna sisse lugemine, et sa loed seda lääne budismi ja kõike seda maailma, et sinna sisse lugemine, sisse elamine võtab nagu nii palju aega, et see lõpuks ei olegi enam materiaalne tegevus, vaid see on elu. Jah, ja sa pead hakkama iga raamatuga elama uuesti, eks ole. Kahjuks küll ja selles mõttes ma ei ole mingi väga hea ega väga kõva tõlkija, aga ma nagu elan selles ruumis, et ma vahepeal võtan ette ja minu unistus on tõlkida ära mõned vanad mütoloogilised tekstid või sellised kummalised religioosse müstikaga seotud. Ja siis šoti ja briti luule vana aja asjad, et see mingi värk, et ma uurin vana inglise keelt vahepeal ja nende nii-öelda Robert Burnsi ja William Blake'i ja nende nii-öelda tekste. Et ma kujutan ette, et minu tõlked nendest oleks palju paremad kui need, mis on eesti keeles juba ilmunud. Sellepärast, et need on eesti keeles tõlgitud jälgides küll teatavat rütmi ja riimi ja mingit mõtet, aga ma saaksin vist paremini pihta sellele, mis nad tahtsid öelda. Et see on nagu minu sukene väike kuritegu, mis mul on mõttes. Aga kas sa teed seda ise enda jaoks? Või sul on ka nii tellimus taga? Ei, kes mul telliks seda, eks ole, et see on mul enda jaoks, et mis mõttes, kes maksaks mulle raha selle eest? Ei, ma teen seda enda tõmmuks, et see on, jah. Aga rääkideski siis sellest, et sa oled tõlkinud ja kõik selliseid asju teinud. Sul on hästi huvitav CV, kus sa oledki täitanud toimetajana, ajalehtedes kõik selliseid asju teinud. Mida sa arvad tänapäeva ajakirjandusest? Mitu asja. Esiteks, väga julmalt ja jõhkralt on kesktee ajakirjandus pressitud vasakule. Öeldakse, et see, mis nagu tavaline ajakirjandus on, et see on vasakpoolne või kuidagi siuke võit. Ei ole. See on täiesti hale, see on vale. See on, kui sa vaatad ajakirjanduse peale, siis sa näed, et tegelikult nad püüavad, sest nad õpivad ju seda, seal käivad ajakirjanikud, kes on nagu töötanud. Ja ühesõnaga nad püüavad näidata maailma nii, nagu see neile paistab. See on neile moraalne kohustus ja see vastutus, see on töö. Aga kogu seda pilti näitakse praegu meile nii, et see on nagu pahempoolne või vasakpoolne poliitiline mõtlemine. See kesktee ajakirjandus. Minu jaoks ei ole. Ma näiteks Delfist loen kuradi sitapäiste parempoolsete arvamusi. Mis ma tunnen? Ma tunnen, et mind on nagu rünnatud halvasti. Võt see eelmine Riigikogu kuradi juhataja, ta on loll inimene, loll ja haige. Ja siis ma loen siukseid asju ja mõtlen, et kurat küll, on mul vaja praegu sellises maailmas olla. Aga sa oled selles sellises maailmas, sa oled ajakirjanik, sa kirjutad ise ka? Ma kirjutan ainult kultuurist. Nii et see on minu valik, et ma olen peaaegu peale seda, kui mind on ähvardatud, kui näiteks mingi tüüp kirjutas mulle sõnumit, et Jürgen Rooste, sa oled saatana kehastus ja ma loodan, et Jumal tapab su lapsed. Mis sa arvad? Kas see õhutab mind kirjutama poliitilisi tekste või ühesõnaga, ma ei taha kirjutada. Ma ei taha kirjutada, ma ei taha rääkida poliitikast, aga kui ma saaksin kunagi selle tüübi kätte,
ma näitaksin teile paar tsirkusetrikki. jah, aga õnneks meil on ka kultuuripodcast, nii et me saame ka rääkida hoopis kultuurist ja sinust. Just nii. Mitte poliitikast. Agnes. Me enne rääkisime, et vaata, et me oleme kaks valget meest ja meie teame kõike kõigest ja Agnes nagu tema on naine lihtsalt. Aga temal on kava ja teadmised. On tõesti. Tead, ma küsin siis hoopis, millest ikkagi ametite juurde jäädes. Kui sa ei oleks luuletaja ega ajakirjanik ja üldse jätame kirjanduse valdkonna kõrvale, siis mis ametit sa peaksid? Arst. Miks? Raudselt. Sest et mu sisim karjub alati selle järgi, kui inimesel on valus või vastik või midagi on viltu. Ma olen pahane enda peale, et ma ei läinud toona. Ma oleks kindlasti sisse saanud, sest ma oleks sisse saanud. Reaalkooli vilistlane siis? Reaalkooli ja täisviitega. Et ma oleks saanud raudselt arstiteaduskonda sisse. See on ainuke asi, mille pärast ma mõnikord nagu kahjatsen või muretsen. Et ma ei karda verd, ma ei karda katkisi inimesi, ma lähen ja aitan, kui ma saan. Aga täpselt, et ma samas mul vedas, ma sattusin kirjanduslikus mõttes parimale kursusele üldse, mõtlen Wimberg ja Veronika Kivisilla ja Ivar Sild ja Kätlin Vainola, see meie kursus on legendaarne nii-öelda Eesti filoloogias. Ja et ma olen selle õnnelik, uhke, aga samas jah, et kui ma praegu peaksin endale ütlema keskkooli lõpus nõuande, mõtlen mine arstiteadusesse. Aga on sul mõnda huvitavat seika ka, mida sa mäletad kooli ajast? Isegi ülikooli ajast? Sellise kõige fenomenaalsema kursuse kõrvalt. Täpselt. Ma ei saanud päris täpselt aru, mis sa küsis. Mälestusi. See on tohutu suur küsimus. Et ma arvan, et hull oli see, et me võtsime tollal Tallinna Ülikooli või PEDA koridorid üle. Et me märatsesime, me kleepisime seintele oma sõnumeid, oma luuletusi, oma tekste ja need, näiteks ma vedasin ühe kursi, see kuidagi toimus niiviisi. Vedasime kihla, et me joome kahe peale kogu PEDA puhveti tühjaks, mis oli alkohoolseid jooke sisaldas ühed. Ja me jõime tühjaks ühe päevaga rahulikult, kahekesi. Ja tütarlaps on üliäge siiamaani ja ta on Valga emakeele õpetaja. Anna andeks mulle varje. Aga jah, et meie elu oli imelik, veider ja lõhutud ja rikutud võrreldes sellega, mis maailmas toimus. Jah, aga mõtle ka hea, et siis oli PEDA oli oluliselt väiksem, sest praegu on Tallinna Ülikoolis 4 puhvetit. Kas selle alkoholi ei pakuta enam vist? Ma jään selle vastuse võlgu, aga igatahes on nüüd rohkem võib-olla pakutakse ka. Kuidas sa üleüldse läksid siis ikkagi, kuidas sa sattusid reaalkoolist filoloogia peale? Selles suhtes, et mina käisin ka reaalkoolis 9. klassi, siis sain aru, et nagu peaks ikkagi minema oluliselt humanitaarsemasse keskkooli edasi. Sina lõpetasid puhta viielisena ja läksid ikkagi filoloogiks. See ei ole ju väga keeruline esiteks, et mu ema tahtis, et ma jääksin Tallinnasse temaga. Ja teiseks mu isa tahtis, et ma läheks Tartusse õpiks juristiks. Nii et ma pidin valima nende kahe vahel, kas Tartusse ja juristiks või Tallinnasse ja Eesti filoloogiks. Ja läks nii, et valisin selle Eesti filoloogi. Aga see on imelik. Oota, keegi just helistab. Tere.
Kuule, miks see uks on kinni? Laske sisse. Nii, keegi tuleb, saab su sisse ja siis, kas sa tahad tulla lava peale minuga? Äkki tuleb pärast poole? Jaa, tule istu lava peale. Äkki tuleb pärast poole? Mul kama. Ühesõnaga, Tallinnasse filoloogiks oli siis see küsimus, jah? Ja nii, et ühesõnaga, ega ei olnud ju muud põhjust, vaid see, et ma... No, aga Tallinnas on ka Tehnikaülikool, kuhu reaalkoolist oleks palju loogilisem minna ja... Noh, praegu loomulikult... Ma olin tollal loll, ma ei teadnud, et see töötaks, et ma kujutasin ette, et ma tegelikult saan hakkama reaalteaduste ja siukse kirjanduse korraga. Tegelikult oleks tark olnud valida nagu füüsika või matemaatika või siuke asi ja siis selle kõrvalt nii-öelda mängib. Noh, ma lugedes saab kõike teha. No, kuidas sul üleüldse endale tundub, kas matemaatika, kirjandus, luuled ja kõik asi, kas see on omavahel seotud? Kas luule on matemaatiline tekst? Luule on kindlasti matemaatiline tekst. Aga rääkides uuesti siis kooliajast, esialgu jäi sul ikkagi ülikool lõpetamata, aga sa võtsid selle hiljem ikkagi kätte ja kuidas oli kas oli ennast raske inspireerida, et uuesti ikkagi kool ära lõpetada? Oli küll. Jah, et selles pole mingit vahet, et ma nagu võitlesin sõnahaaval selle eest, et saada see lõputus kätte, sellepärast, noh, kuule, inimesed tahavad, et see oleks kõrgkultuurne või haritud, eks ole. Jah. Vabandus, ma õppasin teile sisse. Nii, Jürgen. Ja, et ühesõnaga, et ma... Ja, et mingis mõttes ma tegin selle lõpueksami ära sellepärast, et saada tööle Maaleht. Juba siis? Jaa, ma tahtsin, et see andis mulle nagu Maalehte tööle kandideerides eedise, et ma nagu, olin tollal poolele jätnud kooli, aga ja kurat, mul oli Maalehe säge töötada. Et kes veel ei tea, ma olen Maalehe ajakirjanik olnud aastaid ja siis ma kuskil 2013, 2014 tulin sealt ära ja siiamaani nad tellivad mult kogu aeg lugusid ja siiamaani on mul põnev olla selle nii-öelda nende publikuga või nende maailmaga koos. Aga vahepeal töötasid ka Sirbis? Sirbis ma palju, jah, ma töötasin Sirbis alates sees, kui ma olin 20 aastat. Issand jumal. Mis sulle või kumb sulle rohkem meeldis või kuidas? Ei, sa ei hakka võrdama? Mulle meeldib elus kõik, mis juhtub. Ma olen... Ma arvan, et ma olen alles selles faasis, et ma otsin. Ei, loomulikult. Selles suhtes aega on ju veel, sa oled noor poiss. Ja aga sa oled teinud artikleid nii ajalehti kui ka netiväljaannetes, et kas sa tunned, et seal on mingisugune erinevus ka? Muidugi on kiirus. Vaata, ma teen nagu mõne loo teen sekunditega. Ma kirjutan nagu valmis ja teise loo ma töötan 2-3 päeva. Ja tead, kui kohutav on see, kui sulle makstakse nagu mingi loo eest 60 € miinus tulumaks ja sa oled 20, 2 tööpäeva veetnud tegeledes. Ei ole tore, ei ole ilus. Nii et ma arvan, et ma olen geniaalne luuletaja, kes oma luuletuste kaudu jõuab inimesteni. Ja ma olen päris hea ajakirjanik, aga kaugeltki ei maksta mulle selle eest, mis
Ja no, eks see on kõigi meie tunne, et makstakse liiga vähe. Eriti näiteks siin praegu tasuta, eks ole. No tõi. Aga kas Eestis on võimalik luuletajana ära elada? Minu käest Jaa, Karol, kas on? Ma arvan, et see on väga keeruline. Ma arvan, et see on väga suur õnn, kui see juhtub. See on väga, see on täpselt, et ma peaksin kogu oma aja pühendama selle ära elada. Nii et ei, Eestis luuletaja, järsku see, no mis ta, Kristel Mägedi, kus sa oled? Kristel Mägedi järsku oskab teha mõne rock'n'rolli ja peita selle puuduse sinna taha. Ei ole. Ajakirjanikuna ka suht keeruline. 2 tükki kokku annab ühe siis sükese... Ja 2 tükki kokku annab sükke suhteliselt rock'n'rolli. No vaata, et see on ka see, et ma Karolini siia kutsun. Karolin on mu vana sõber. Karolin on teinud must uurimustöö kunagi. Ja ta on mind uurinud ja ta teab, et ma ei jää ellu ja ei saa hakkama, kui publikut ei ole. Okei, aga teeme siis selle tutvus ära. Nii, Karolin. Jaa, tere, mina olen Karolin Rise, ma olen üldiselt vabakutseline näitleja. Aga Jürgenit ma tõesti, meie tutvus algas sealt, et ma tegin tast uurimustöö. Uurimustöö on õigedele ilmselt. Ma ei tea, äkki 10. klassis või 11. klassis, ehk siis see tutvus on olnud, ma arvan, et 10 aastat natuke peale. Oleme ikkagi püüdnud nagu niimoodi Jürgeni luuleõhtutel käia ja kuidagi ennast temaga siduda. Miks selline valik või kust tuli mõte või teha Jürgen Roostest uurimustöö? See on väga suur mingisugune ilmutuslik moment, mis minul oli, sest oli kunagi selline saade nagu Jüri klubi. Ja ma olin kodus Mõisakülas, Eesti kõige väiksemas linnas, nii palju infot. Aga et sealt olen ma pärit ja siis mul käis seal telekas samal ajal, kui ma tegin mingeid asju. Ja siis ma kuulsin juhuslikult niimoodi poole kõrvaga mingit meest lugemas üht luuletust. Ja ma ei olnud ise varem üldse väga palju luuletustega kuidagi läbinud ega kuidagi neid sõber olnud selle vormiga. Ja siis ma kuulsin Jürgenit lugemas oma luuletust Hiksi Poson. Ja sellest hetkest saadik olen ma armunud luulesse. Et see oli vist see esimene avastus, kus kohas ma sain aru, et mingi selline ilmutus, et nagu, see on see mees, kellega ma tahan kohtuda. See on see mees, kelle loominguga ma tahan olla tuttav. Ja kuidagi sattus nii, et ta tegelikult umbes 2 kuu pärast täiesti juhuslikult tuli ka meie kooli esinema. Ja siis minu kirjandusõpetaja nagu kuidagi organiseeris selle kohtumise temaga. Ja sealt see tutvus kuidagi alguse sai, nüüd see on siin kestnud niimoodi 10 aastat. Kuidas see ikkagi uurimustöö nagu välja nägi, et millele keskendus ja mis see tulemus on? Me oleme pool tundi kuulnud, missugune on Jürgen tema enda arvates. Aga nüüd on meil võimalik kõrvalt vaataja süvitsi sisse läinud. Ma kutsusin ta siia istuma lihtsalt selleks, et kuule, sõber toetaks mind, aga mitte selleks, et te kiusaks seda, aga ei, aga oota, kui ma püüan sellele vastata, ma mõtlen, mis ma selle uurimustöös tegin, ega ma ei olnud ju ka nagu üleia pädev seda tehes, eks ju. Mu lugemus ei olnud väga suur ja võrdlusmoment ei olnud ka nagu väga suur. Ja ka tänase päevani, isegi kui see on laiem, see mingisugune lugemus, ega tänase päevani ma loen sinu luuletusi ja austan ja hindan neid ja käin neid sinuga koos siin lugemas, eks ju. Aga et mis ma uurisin, seal oli vist mingisuguste, ma lähenesin sellele üsna matemaatiliselt, nagu mingite korduvate metafooride, vabaversi riimi põhjal, et ma üritasin vist analüüsida, et kuivõrd ta kirjutab nagu vabaversis ja kuivõrd riimis ja siis mingisuguseid nagu läbivaid metafoore tema puhul leida. Aga eks see on siuke nokkimine niikuinii ja ma arvan, et ega sina ise selle peale isiklikult ei mõtle, kui sa kirjutad, et see on nüüd see, mida ma teen. Et sa ikkagi väljendud, on ju. Ma tean, et lihtsalt, et pärast,
kui sinust kasvas näitleja, mu tollane elukaaslane keelas mul sinu etenduste vaatamist. Okei, see on juba omaette teema. aga ma vaatasin nad ikkagi. No suht kõik. Ma ei tea, me oleme vist rääkinud, paar tükki on vaatamata. Mingid üksikud jah, aga enamused on ikkagi näinud. Ja meil on selline siuke vastastikune loominguline austus. Just nimelt, et kaks hullu, kes nii, et kui te arvasite, et see on rõve, tegelikult see ei ole. Nüüd ühesõnaga te inspireerite üksteist. Igal juhul, kindlasti. Mind sa küll inspireerid. Jah, rohkem küll. See võttis mul järgmise küsimuse ära juba, sest ma tahtsingi teada, et kes siin inspireerib. Kindlasti neid inimesi veel peale minu. Kes või mis inspireerisid? Tähendab jah, kui me jõudsime siia, siis on üks mõte on küll, et kui ma Karolini tükke käin vaatamas, siis ta on alati, see on nii tohutult võimsalt kohal, et minu unistus on kirjutada Karolinile paar tükki. Mingid lood ja asjad, et ühesõnaga, kus ta mängib, et ma selles mõttes olen ma nagu väga siinkohal. Teine asi, ma arvastan Ameerika lõunaosariikide bluesi, rock'n'rolli, kõiki seda, ma kuulan seda igapäevaselt, et nii, et jah, et ma olen kuskil hämaras rändamas praegu endaga. See on hea muusika ja head näitlejad. Paremad veel. Väga lahe. Aga kas sul on ka endal võib-olla, me saime aru, milline oli sinu jaoks tema see parim tükk, mis sind pööras temale tähelepanu pöörama, aga mis on sinu jaoks sinu parim oma looming? Vaat ikka see, mis ma praegu just kirjutan, et ma nagu, ma usun, et ma olen alles jõudmas sellesse faasi, kus ma oskan päriselt kirjutada, et ma nagu väike mängija, ma ei tea. Sa lugesid viimased, need ei ole. Mis ei ole? 50-60. Ma panin isegi nagu nootsidesse endal kirja mingid hüüumärgiga mingisugused nagu leheküljed ja luuletuste nimed või siis tärnid. Siis palju on tärnidega. Saada mulle ka uuest loomingust. Vaata, ma kuulan teda, et erinevalt paljudest inimestest, et ma elan üksi sealt taga Kopli rannas, eks ole, üksinda oma toas, aga erinevalt paljudest teda ma kuulan. Jah, olgu, palun vabandust, ma ei taha sind kiusata. See ei kiusanud üldse, see on väga meeldiv. See oli väga armas ju ometigi selle eest. No, aga kas on nii, et vaata luuletuse, ütleme see nii, et kirjutamisest kuni selle hetkeni, kuni sul tuleb nende samade tekstidega raamat välja, seal vahe ikkagi päris pikk. Kas sa võtad selle trükist tulnud raamatu ja vaatad ja loed sealt mõnda vanemat teksti ja mõtled, miks pagan ma sihukest asja kirjutasin, see oli ju nii ammu ja kuidas ma niimoodi mõtlesin? Ei, sellepärast, et ma väga palju vaatan üle just iseennast ja teine asi on, et ma nüüd olen hakanud ka ise kirjastama ennast, et minu välja antud luulekogud ongi minu enda omad ja seal on need mõni neist ei pruugi müüa, mitte eriti hästi, aga ma mõtlen vähemasti seal seda, mida ma tahan mõelda ja ütlen, mida ma tahan öelda. Nii et jah, ma olen välja andnud omaenda raamatuid, mis ei müü väga hästi, pisut piinlik, aga samas need on minu omad. Kas sa toimetad siis ise ühesõnaga, kes toimetab toimetaja raamatuga on see küsimus? Viimasel puhul on olnud Maria Esko mul abiks loomingu raamatukogust, toimetaja noor, imekaunis, tark naine, kes töötab tekstiga ja nii, et mul on praegu karm toimetaja, kes on töötanud minu 2 viimase käsikirjaga. Aga kui sa kirjutad just nagu luulekogusid ja selliseid asju, et kas sa paned endale kindla tähtaja, et selleks ajaks ma tahan valmis saada? Absoluutselt mitte, ei. Tähendab, ma olen nagu lood, ma tahtsin möödunud aasta anda välja mitu raamatut,
aga möödunud aasta läks ju teistmoodi, nagu kõik aastad on läinud, nii et siis ei. nii armasest vahel vaadata. ja sinna. nii, Karol, millest me peaksime rääkima? Nendest, kõigest sellest, mida nemad targad inimesed nüüd küsivad. Ma arvan, et nad teavad, millest küsida. ma arvan, Jürgen, sa oled nii pikalt olnud tegelikult luules sfäärides. Kuidas sulle endale tundub, kuidas Eesti luulekultuur või luulemaastik üleüldiselt on viimase 20 aastaga arenenud, kus suunas ja kui hästi? Meil on väga palju väga häid kirjutajaid, et see on nagu tohutu seiklus, see on nagu põnevik, et kui sa võtad ja ostad, loed neid noorte luuleraamatuid, et minu osa seal on 0. Ma olen kuskil kaugel ära oma rändava lollaka luulega, aga nad on oma teekond ja see on imeilus, et ühesõnaga, et jah, Eesti luule praegu on põnev ja palju on häid noori luuletajaid ja ma kõiki neid isegi pruugi teada. Eks ole, mõnda loen aga jah. Aga on see arenenud või võib öelda, et ka tegelikult 15 aastat tagasi, 20 aastat tagasi oli Eestis väga palju häid luuletajaid? Ikka on parem praegu. Miks? Minule kõrvalsaades tundub, et kultuur on ju kogu aeg, sest luule on ju kogu aeg olemas olnud, kultuur on ju kogu aeg heal tasemel ja nii edasi. Ja sul on kokkupuude olnud ka väga paljuste suuremate Eesti luuletajatega, nagu me teame. Asi on selles, et Mart väljendab täpselt oma küsimus praegu. Miks praegu parem on? Sellepärast, et on palju rohkem neid, kes riskivad. On väga palju rohkem neid, kes ohverdavad oma mängu sellele ruumile ja lihtsalt riskivadki olla luuletajad või halvad luuletajad. Näiteks Värskes Rõhus või siis ka internetimaailmas laiemalt. Et minu arust me oleme julgemad, meil on rohkem neid, kes kirjutavad. Karolin, kas sa kirjutad? Ainult siis, kui sina sunnid. Mis mõttes? Et sa oled mind vahel ikkagi andnud mulle ülesande, et kirjutada. Mina üldiselt ei kirjuta, sõna pole minu kõige võimsam vägi. Jürgen kirjutab, sina esitad. Ja, just. Nii on. Ma olen selles teises rollis. Kas täna õhtul saab ka näha seda? Täna õhtul ei saa. Okei. Mul on tohutult põnev tekst valmimas, aga mulle Karolin dialoogis. Ja see on tegelikult tekst, mida ta palus. Ta tegelikult tahab teha ühe etenduse koos ühe sõbraga, mis räägib elust ja armastusest ja ma hakkasin seda kirjutama. Aga ma ei saanud täna õhtuks nii korralikku lõiku valmis, mida oleks võinud ehitada. Vaatame. Vaatame veel kuu aega ja siis tuleme uuel neljapäeval. Või tegelikult targem on mitte, sest et kui ma selle tõesti valmis saan, siis targem on teil ju... Otse laval. Ja otse laval. Nätake. Aga te saate siin teaseri teha ja siis kõik müüte selle kohe vaha kõigile. See on kõige autentsem on ikkagi otse laval, enne kui üldse vaatama. Jah. Saad ise ka esimest korda tulebki nagu südamest, eks ole. Või siis, et just ei tule südamest, vaid tegeled sellega, et oota, mis siin kirjas on. Ja muide, kui kurvastasite või kartsite, see lugu räägib ühe panema mehe ja ühe noorem armastus. Just. Ainult, et see ei ole meist, see ei ole tõesti meid. Jah, mina palusin seda lugu. See on mulle jah. Väga armas. Jürgen, ütle, mis teeb heast luuletajast hea luuletaja? Sest tekstid töötavad, et need mõjuvad inimeste peale, et sa kirjutad midagi, mis puudutab neid, kes loevad, ma ei tea.
ütleme, praegu vaadates viimast 3-4 aastat näiteks muusikamaastikul, siis aina rohkem ja tugevamalt tuleb välja selline tekstipõhine Eestis ka kõige popimalt, kõige rohkem auhindu muusikaauhindadel sai Nublu, räpparid. Tekstipõhine muusika taustal puudutab inimesi, muidu nad ei oleks nii popid. Kas nad on ka luuletajad? Muidugi on, et täiesti Eesti räpp on luule raudselt. Ja kui ma peaksin ütlema, minu arust Peebi Lõust on ikkagi viimase sajandi üks paremaid luuletajaid. Et ma siiamaani on täiesti kindel selles, et Peebi Lõust on väga kõva luuletaja ja võib olla üks tähtsam hääl meie ajastul. Ja kõik need teised ka, jah, minu jaoks on see piir ähmane, et ma ei oska sulle öelda, et kas tuleks seda vedada, kas seda peaks vedama, ei. Nad on luuletajad kindlasti. Tommyboy, Genka, raudselt, eks ole, ju need nooremad ka, ma lihtsalt kõiki neid noori ei tea. Ma ei ole kõiki räppareid ei ole kuulanud. Aga oled sa äkki mõelnud kunagi, et võtad ühe oma endal luuleteksti ja teed sellest räpi? Mul on neid mitu. Ma ei ikka kõike jõudnud keele vaadata. Kuule, aga teeme nii, et sa saad nüüd küsida, et küsi nüüd küsimusi. Olgu nii, aga räägimegi siis sul näiteks esinemistest. Kuidas sa paned oma performance'i kokku? Sest et eelmine kord sa olid siin saksofoniga. Ja see oli väga huvitav. Täna ma olen ka saksofon. Mina väga lähe. Ei, tähendab, ma mõtlen teatraalselt, et kuidas käituda, kuidas olla vahepeal. Ma mõtlengi sihukest asja peale. Teine asi, et siis ma ei mõtle üldse. Ma näiteks praegu, näiteks selle, et me kahekesi lava peale kokku sattusime. Et ei, see ei olnud plaanitud, see ei olnud mõeldud, seda ei juhtunud. See juhtus. See juhtus, see ei olnud plaanitud lihtsalt, aga see juhtus. Et ühesõnaga, et ei, ma tegelikult, ma näen küll ennast elus tegelaskujuna, aga ma näen ennast tegelaskujuna selles mõttes, et ma olen kuskil kõrval seisev kummaline kirikuõpetaja. Vot see on minu kuju või roll. Miks just kirikuõpetaja? Sest et kes veel inimestele annab nõu ja mõtteid ja plaani ja kes segab nende kulgemist ja... Kirjanik. No, jätab siis aitab. Meil on lihtsalt autentne näide ju, eks ole. Kuulsin poole kõrvaga ühte kirjaniku telekas, mõtlesin, see on ju täiesti selge näide. Mõtle, kuidas praegu lausa kuulasin jumalateenistust ja kirikuõpetaja ütles selleks. No vaata, et kuskil seal ma näen seda asja, et muidugi mulle meeldib füüsiline töö ka, aga füüsiline töö kurnab lõpuks, väsitab, lihtsalt jätab sind. Aga jah. Kas vaimne töö ei väsita? Muidugi väsita. Kas kirjanikul on võimalik ennast ka tühjaks kirjutada? Jaa. Mingiks lühikeseks ajaks, sest et hull kirjanik ikkagi läheb edasi ja teeb seda, paneb seda. Et see mootor ei lakka töötamast. Aga mis sinuga on juhtunud see? Ma saan aru. On muidugi mõned. Ja mis sa teed siis? Loen. Mis mõttes, mis ma teen? Ma loen, ma saan sõpradega kokku, räägin, ma loen ja siis kohe varsti läheb seda, oi kurat, nüüd tahaks kirjutada. Mul ei ole väga see, ma ei ole nagu, ma grafomaan, jah, mulle meeldib kirjutada. Ühesõnaga elu inspireerib sind? Kõik inspireerib, jah, kõik. Väga hea. No aga kui praegu mõni kuulaja, vaataja tahab mõelda, et tahaks ka kirjanikuks hakata, tahaks ka inspireeris nii palju lihtsalt, siis mis su soovitused on? Loe. Loe, mitte kirjuta? Jah, loe raamatut. Loe nii palju, kui sa jaksad. Loe nii palju, kui sa suudad, nii palju, kui sa aru saad ja siis, kui sa oled lugenud, siis hakkad kirjutama. Et sa hingesid sisse.
ja ma hingasin, siis ma ise mõtlesin lihtsalt selle peale, kui palju ma viimasel ajal lugenud olen ja kui palju ma lugeda tahan. Et see on huvitav lihtsalt. Kuidas keeletaju lihtsalt muutub sellega, kui sa loed väga palju erinevat kirjanikke. Sa ei jõua sinna kuidagi nagu, see teekond kohutavalt pikk. Et jõuda selleni, et nüüd ma tunnen, et ma olen nii palju lugenud, et ma olen keeles sees kuidagi. Ja üldse, või ütlen siia vahele, see pole üldse minu intervjuu, et inspiratsioon üleüldse ju tekib läbi selle, et sa teed mingeid asju, et see ei teki sellest, et ma istun. Või et ma nüüd ootan, et ma hakkaksin kirjanikuks, see algab kas sellest, et ma loen või ma kirjutan. Või nagu sina ükskord isegi, ma käisin mingisuguses rahvusraamatukogus, oli mingisugune kursus mingitele kirjutajatele, ma mäletan, Doris Karevägas olid seal, ma kunagi käisin seal. Ja siis, kuidas sa seletasid seda, et kui sa ei oska millestki kirjutada, siis kirjutada sellest, kuidas sa ei oska kirjutada. Alusta sellest, et ma ei oska kirjutada ja sa kirjutad sellest, et mul ei tule ühtegi mõtet ja kõik see on nagu nii halb ja jama ja ma ei saa sellega hakkama ja kuidas sealt võib hargneda mingi niit. Aga see kõik tuleb ju läbi tegemise, et see ei teki istudest mitte mingi juhul. On ju? On. Aga mis hetkel ma ütlengi, mis hetkel saad aru, et nüüd ma olen lugenud, nüüd see kodune raamatukogu on nii suur, et nüüd võiks hakata kirjutama. Mul ei ole seda tunnet veel tulnud, et ma olen ma olen ikka veel nagu oma lugemise ori, et ma alles otsin seda, kuidas väljendada iseennast selle sees, mida ma loen. Aga ühel hetkel sa ikkagi alustasid. Ühel hetkel sa hakkasid kirjutama. Me ei oleks siin praegu, kui seda hetke ei oleks olemas. No jah, aga selles mõttes, et see oli paarkümmend aastat tagasi. No ongi, mõtleme nüüd ühe noore inimese peale, kes ei ole kirjutanud, aga tahaks saada kirjanikuks. Mis hetk võiks olla see või kuidas peale seda lugemist, mis hetkel ta võiks alustada? Ja millega alustada? Kohe. Või oskad sa soovitada, mida ta peaks kindlasti lugema? Kirjuta kõik üles, mis sinuga juhtub ja kirjuta üles, mis sa mõtled ja kirjuta üles see, mis sa loed. Ei ole siukseid kohustuslikke raamat. Kuule on või? Eesti keele õpik, ma pakun Aabitsast võiks alustada. Ei. Ma mõtlen just, et ei ole siukest head kohustuslikku kirjandust. Et täpselt sellepärast ma nagu olengi võitluslikul lainel või võidan, sest ma ei usu, et kohustuslik kirjandus töötab. Et ma soovitan inimestele raamatuid, ma annan neile raamatuid, mis lõpptulemused raamatukogust lähevad mõned paremad asjad ära. Mina ei ole võtnud. Ei ole jah. Tähendab, sa andsid tagasi. Sa oled üks väheseid, kes on tagasi andnud. No aga kohustuslik kirjandus on olemas siiski. Me kõik oleme läbinud kooli koos kohustusliku kirjandusega, kas sa arvad, et see on halb siis? Kui mõned inimesed hakkavad selle peale kirjandust vihkama, siis on halb. Aga siis peaks olema raamatud teistsugused või kogu süsteem teistsugune? Pigem kogu süsteem ja ma olen süsteemi vastane. Põhimõtteliselt. Mis sa olema süsteemi vastane või olema raamatu? Ma ei tembeldaks sind kuidagi, lihtsalt ma tean enda kogemusest näiteks seda, et kui sul on õpilane, kes ütleb õpetajale, et meil on see kohustusliku kirjanduse nimekiri, kes mina olin, ma ütlesin nii, meil on see nimekiri, aga mul on mingid raamatud, mida ma tahan hoopis selle asemel lugeda. Kui on õpilane, kes suudab neid välja pakkuda või on teinud need valikud ise ja suudab sealt välja selekteerida ja kes on tegelikult päriselt selle lugemishuviga, siis on jumal okei, et ta loeb neid teisi raamatuid ja minu arvates ei tohiks sundida lugema midagi, mida sa lugeda ei taha sel ajal, kui see siis pakutakse. Aga igal juhul see nagu kohustusliku kirjanduse nagu mingisugune nimekistu loob vähemalt võimaluse selleks, et inimesed hakkavad mõtlema, et okei, seda ma ei taha, aga mida ma siis tahan. Et see võimalus peaks olema. Aga et mingi nagu sundlus seal võib-olla mingit inimeste puhul ikkagi peab olema, sellepärast, et nad avastaksid selle maailma, mis on võimalik avastada. Et neil ei jääks märkamatuks selle mingisuguse teiste vahendite taha. Et seal on nagu siuke kahepoolega asi, et seal peab olema mingi valikuvabadus, aga minu arust see sundlus on ka mingi piirini, see on vajalik. Ja et siis peaks olema lihtsalt väga suur nimekiri näiteks. Väga suur nimekiri või siis tõesti valikuvõimeline õpilane, kes ütleb, et ei, seda ma ei loe, mul on hoopis seda. See on variant.
täpselt, mis ma tahtsin öelda. et tasub kutsuda vaata üks sõber külje alla ja sõber ütleb päriselt välja, mida sa tahad öelda. Oma mõtted. Ja täpselt. Jaa. Ma jäin lihtsalt nii palju mõtlema, et selle peal mul läks täitsa mõte huvitav. Okei. Saite hakkama. Aga sa oled ka olnud Vaestekirjanike Maja filmis. Et või noh, see mingi väike projekt oli. Ja olin jah. Kuidas see ma elasin seal. Jah, täpselt. Kuidas see kogemus oli see, et see kõik linti võeti? Vaata, mind ei ole seal ju eriti. Minu kogemus oli positiivne, kuna mind tegelikult ei näidata selles filmis. Ma oleks palju võib-olla hullem või kohutavam tegelaskuju olnud, kui mind oleks näidatud samamoodi nagu teisi. Need on minu väga head sõbrad, keda seal filmis näidati. Meil oli koos ühine suur seiklus ja jumal tänatud, et mind jäeti välja nii-öelda selles mõttes, et ma tolle aja oma elu ei oleks tahtnud niiviisi inimeste ette tuua. Ega ma praegu ei taha. Ühesõnaga, sind filmis enam ei näe? Ma olen sealt taustakaardis paari korral jumal tänatud, et ma ei... Mulle väga meeldib see, kuidas see film on tehtud. Olev Remsu kirjutas väga kurja arvustuse, et see on nagu ebarealistlik, et see ei ole päris... Ma ütlen kõrvalt vaadates, see oli nii, nagu need inimesed elasid ja see on realistlik film ja et seda päriselt jälgitud seda, kuidas meil tollal oli ja ma arvan, et see on väga hea, et mind välja jäeti, et ma ei tea, mis videokaadrid või mis minust olemus on, aga ega need ei saa midagi head olla. Aga sinu elus tehtaks film, siis mis film see oleks? Mis žanri film see oleks? Ma olen, minu järgmises luulekogus on sellest luuletus ja selle pealkiri on, et lõpmatu luuleõhtu. See on väga huvitav žanr. Jaa. Aga lõpmatu luuleõhtu täna siin Vaimu ühes hakkab varsti, kuidas ma ütlen, luule poole tüürima. Ehk siis... Kas ma kiusasin siin? Ei kiusanud kunagi. Jürgen, aga meil on veel terve luuleprogrammi ja kultuuriprogramm tulemas. Vaimude tund, iga kuu esimene neljapäev. Sina seda korraldad, sina seda eest vead tegelikult. Mille pärast need inimesed, need väga andekad inimesed siin on? Põhjus on selles, et mul oli tunne, et oli puudus üks luuleõhtu, kus lihtsalt inimesed tulevad, loevad, laulavad, räägivad seda luulet, mis neil endal on vaja. Et see ei ole, see kuulõpu viimane neljapäev, see meeldib mulle ka. Aga mul oli vaja veel midagi sügavamat, kriipavamat, karmimat, hullemat. Ja ma arvan, et see on see, mille pärast ma neid tüüpe siia palun ja kutsun, et see maailm peab ju kuidagigi paremaks saama. Ja sellist õhtutega saab? No 50-60. Jah, mul on lihtsalt väga kurb meel, eks ole, et vastavalt olukorrale juba teist korda järjest me peame seda tegema sellise veebiülekantena, mis on palju kliinilisem ja selline, kui rääkida luules, siis kogu seda emotsiooni, mis siin kohal veel kindlasti edasi anda ei saa, aga no nii on. Kes täna esinevad? Hullud, ainult hullud. Nagu igal õhtul. Et üks mõte on see, et ma ei ole kunagi kedagi siin sisse hõiganud ega välja kuulutanud ja ma ei tee seda täna ka. Ja see on mingis mõttes selle õhtulaad või viis, et me ei räägi publikule otse või me loeme ja laulame neid laule, mis me tahame. Aga me ei ütle, et mina olen Jürgen Rooste või Kristen Mägedi või Kalev Vapper või Reijo Roos. Ei ütle selliseid asju enne seda, kui me lavale lähme ja
sellepärast ongi see teistmoodi juba. No väga äge. Kõik, kes vaatavad meid praegu, saate jääda edasi vaatama seda teistmoodi ja ägedat luuleõhtut. Jürgen Roost, aitäh sulle. Aitäh. Ja sa ise tuleb ka täna lavale. 50-60. 50-60, noh eks siis vaatame. Aga suurepärane, aitäh sulle, aplaus. Ja vaimukelmid on jälle siis mulle, Jürgen, oluline küsimus küsimata. No. Kui sa tahaks ühte inimest veel siia podcasti, kes see inimene oleks? Mul on palju mõtteid, et ma ei tea, oota, kelle tahate, et ma ütleksin? Keda sa tahaksid ise siia kutsuda? Kellega sa tahaks ise rääkida? Oh jummel, et Eestist jah. See võiks olla Eestist ja võiks olla kutsutav. Et siis elus. Nii, mõtelge mulle välja mingi noor rahutu räppar, keda veel inimesed tunne. Et näiteks, et ma võiksin rääkida mingi noore rahutu räppariga, aga ma võiksin muidugi, ma väga tahaksin rääkida. Ei, ma ei saa öelda. Mõni noor rahutu räppar, ma paneme nimekirja. Mõni noor rahutu räppar, aga ma praegu ei saa öelda seda, keda ma mõtlesin. No siis ära. Aga Karoliniga ma võiksin ka rääkida. No aga see on juba päris hea pakkumine. Aga tegelikult, et kui nüüd sa mõtled, et ma arvan, et Karolin on väga hea pakkumine. Muide ja siin on veel jah, mitu asja. Ma ei taha teie hääd mõnusat podcasti rohkem rikkuda, sest et mul on, ma tean, mis ma enne ütlesin, ma tean, mis ma ütlesin enne, kui me alustasime, aga ma praegu ei taha. Väga hea. Selge. Aitäh, Jürgen, ja lähed kultuuriprogrammiga edasi.